Tere tulemast minu kanalile Kaardisõnumid hingele. On taas kätte jõudnud aeg, kus ma teen nädala kaardisõnumite lugemise. Eelmine nädal ma ei teinud sellist nii-öelda nädala kaardisõnumit, kuna ma tegin kaardi lugemise selle 11.11 portaali kohta siis, et kes vaatas ja kuulas seda videot, see teab. Aga nüüd kätte jõudnud pühapäev ja algamas on meil uus nädal ja vaatame siis, mida kaardid meile räägivad, mis sõnumid annavad, mis energiad on tulemas. Ja nagu ikka, saad valida 2 grupi vahel. Grupp number 1, seekord tuli selline kaart. Ja grupp number 2 tuli selline kaart ja seesama kaart oli ka kusjuures selle 11.11 portaali lugemise videos, et ju siis see energia läheb edasi, et kui sa ei ole seda minu eelmist videot veel kuulanud, vaadanud, siis soovitan seda teha. Ja nagu ikka, need kaardid siin on mul sageduskaardipakist kasutusel. Olen nendest rääkinud enda kanalil ja kui sa tunned huvi nende kaardide vastu, need ei ole ennustuskaardid, need on hoopis täiesti midagi muud. Need on sinu hingepeegel. Saad nende kohta infot rohkem nende kodulehelt, panen siia selle oma video alla ka, selle lingi, saad minna ja uudistada, et mis huvitavad kaardid need siis on. Aga hakkame siis vaatama. Tunneta ja vaata neid 2 kaarti, vali endale grupp number 1, grupp number 2. Ja võid pausile panna, tunnetada ja vaadata, milline kaart sind enim tõmbab. Muidugi võid ka mõlemat sõnumit kuulata, et siin selle video all on ajatemplid, kus sa saad valida siis kumba sõnumit, kaardisõnumit sa soovid kuulata. Kas siis grupp number 1 või grupp number 2 ja muidugi, nagu ma ütlesin, võid mõlemad kuulata. Ja meeldetuletus, et see siin on selline üldine kollektiivne lugemine, et need sõnumid, mis siit tulevad, need ei saa siin sinuga kõik resoneeruda, kuna see ei ole isiklik kaardilugemine. Ja üleüldse võta seda kui sellist meelelahutust, et ära võta seda kui tõde. Nagu ma olen rääkinud ka varasemalt, siis me ei saagi tegelikult ennustada, kuna me muudame iga hetk enda saatust, enda tulevikku. Me oleme siis enda elu loojad, me ise loome oma elu iga päev oma mõtete, oma käitumiste, oma tunnetega, oma otsuste ja valikutega, mis me teeme igapäevaselt. Aga kaartidega saab väga hästi vaadata siis, miks sa oled seal oma elus, kus sa oled ja saab vaadata, et kuidas edasi minna. Kaardid annavad siis sellist juhatust ja kaardid peegeldavad sinu hinge, et kaardid tegelikult mitte kunagi ei valeta. Nad räägivad sellest, mis sinu sees päriselt toimub. Ja kui sa soovid sellist isiklikku lugemist, siis minu käest saab seda tellida ja minu kontakt on ka siin selle video all olemas. Aga aitab jutust ja hakkame siis vaatama, mis energiad on tulemas järgmine nädal. Üks asi veel, mis ma unustasin, tahtsin lisada, et ma tegin mõnda aega tagasi siin septembris ühe video, kus ma siis kuulutasin välja, et kui mul saab täis 500 jälgijat, siis ma teen tasuta kaardilugemise loosimise. Ja mul on veel minna sinna 500-ni. Kuskil siis 50 jälgijat. Ja kui sa soovid sellest loosimisest osa võtta, siis
võid selle video alla siin panna kommentaari, et sa soovid osaleda selles loosis, tasuta kaardi lugemise loosis siis, ja kui mul saab täis 500 jälgijat, siis ma teen selle loosi kõikide nende jälgijate ja kommenteerijate vahel, kes on siia selle video alla pannud kommentaari, et nad soovivad selles loosis osaleda. Ja muidugi lähevad siis ka need inimesed loosi, kes selle video all kommenteerisid, mis ma siin siis septembris tegin. Vot nii. Ja soovin siis head loosiõnne. Grupp number 1. Kui sa valisid endale selle ilusa kaardi, siis siin on sinu nädala kaardisõnum, vaatame, mis energiad on õhus ja millega nädal võib üllatada. Ja ma alustangi kohe selle sageduskaardiga siin. Ja vaatame, mis sõnum siin selle kaardi taga on siis. Selle kaardi sõnum siin ma loen natukene. Algne kolmiklaine kundaliini. Ma aktiveerin algse kolmiklaine voolu enda sees. Ma taastan igavese eluvoolu oma selgroos. Ma taastan elujõu energia voolamise oma vaimukeha 8 esimesest rakust. See on allika algne hingus, kerkides õrnalt püha spiraali kaudu sabakondi juurest, kus 8 igavest rakku kinnistavad sinu jumaliku plaani. Sa oled kolmainsuse kolmekordne leek, sa oled algse kolmiklaine kundalini tulem. Algne püha kolmainsuse kundalini taastab sinu vertikaalse kanali, elektriline mehelik, magnetiline naiselik ja neutraalne ühtne allikas elavas valguses. Lugesin siit mõned lõigud kaardis sõnumilt. Ja see on eluenergia kaart, kundaliini ehk siis eluenergia. Sellel nädalal on olulisel kohal enda eluenergia. Kellelgi võib siin tulla selline eluenergia nagu aktiveerumine. Nagu elujõud võib kellelgi tagasi tulla. Keegi võib leida enda hingejõu siin sellel nädalal, nagu hingejõu taastumine. Et see annab nagu sellise sõnumi siin, et see nädal võib siin tuua sellise restardi energiale, energiakehale. Et kui sul on olnud siin sellist kas väsimust või nagu energiapuudust või oled tundnud nagu, et sul ei ole jõudu tegeleda oma asjadega nii nagu sa varasemalt seda tegid, siis sellel nädalal võib tulla tagasi see jõud ja see vägi. Ja mingisugune nagu selgus võib ka tulla. Ja see kaart kutsub ka sind enda eluenergiat taastama, aktiveerima. Et kui sa tunned siin, et sa oled nagu kaadanud enda eluenergia ja jõu, siis nüüd on aeg hakata sellega tegelema. Aga vaatame siis edasi. Et mida need tarokaardid meile räägivad. Ja esimene kaart siin on tugevus. See tugevus on ka selline kaart, mis räägibki siin, et sellel nädalal sa justkui nagu leiad oma jõu ja sellise see tugevus nagu läheb väga hästi kokku siin selle kundalini kaardiga.
see annabki siin sellise sõnumi, et sa siin sellel nädalal leiad endast selle jõu ja väe ja julguse. ja see kaart kutsub ka sind püsima nagu enda keskmes. ja selline teadlik tegutsemine on nagu oluline sellel nädalal. et kuidas sa millelegi nagu reageerid. et märka enda selliseid käitumismustreid ja mõttemustreid. ja siis siin kohe kõrval on mõõkade 10. ja mõõkade 10 on selline lõppemise ja lõpetamise kaart. Mingid vanad mustrid või olukorrad lõpevad, saavad nüüd otsa. See on selline nagu kergenduse kaart ka. et mingisugused lõpetamised siin kellelgi sellel nädalal on tulemas ja see kaart nagu ütleb ka, et ongi aeg liikuda edasi enda elus. et need energiad, mis siin võib-olla on sind elus nagu alla tõmmanud või kinni hoidnud siin varasemalt, siis nüüd sellel nädalal on väga hea nagu nendest lahti lasta. kõik need mustrid lõpetada. ja müntide 4. see on selline nagu kinnihoidmise kaart, et keegi võib siin nagu millestki kramplikult kinni hoida. ja see ütlebki nagu seda, see kaart siin, et sa ei saa edasi liikuda, kui sa hoiad millestki või kellestki nagu liialt kinni. et küsi endalt, millest sa ei julge veel lahti lasta. et selle nädala soovitus on, et ära klammerdu. ja siis tuli siin Sauad ja poiss, see on selline uus kirglik algus. mingid uued ideed, uued suunad, selline kirglik tegutsemine. et võib tulla siin kellelgi mingi ootamatu selline sisemine inspiratsioon ja nagu välgatus ja kirg ja tahe millegiga hakata tegelema. mingisugune loovuse puhang või selline uus suund võib tulla siin. selline uus inspiratsioon. ja siis siin lõppu tuli müntide äss, mis on väga hea selline rahakaart. uued võimalused töö ja rahaasjades. mingi uus tööprojekt võib tulla siin, uued rahalised võimalused, rahaline kasv, rahaline sissetulek, rahaline vool. et midagi, mis siin sellel nädalal sul algab, võib tuua sellist pikaajalist nagu potentsiaali ja rahalist kasu. et mul on tunne siin, et see nädal grupp number 1 võib tuua sellise nagu pöördepunkti. mingi vana tsükkel on jõudmas nagu lõpule siin selle mõõkade 10-ga. ja mingi uus nagu ärkamine toimub. ja tuleb selline uus eluenergia, hingejõud. selline hingejõud nagu taastub. et selle Kundalini kaardiga tuli siit see sõnum läbi. no siin on lause, et ühendab tagasi allikaga, tervendab planetaarsed võrgustikud, aktiveerib taas igavese elumalli.
sa leiad nagu ühenduse enda selle sisemise allikaga, enda elujõuga. ja midagi vana jääb siin selja taha. midagi uut ärkab siin. nädala soovitus sulle siin. Ära klammerdu millegi külge. Lase nendel asjadel, mis tahavad nagu, mis on oma aja ära elanud sinu elus, mis tahavad minna ja lõppeda. Lase sellel minna. Usalda, et selline nagu puhastumine loob ruumi uutele võimalustele. Ja tee mingi selline esimene väikene samm enda elus. Ja hoia enda elu energiat, enda elu jõudu. Ja keskendu iseendale. Ja ole avatud kõigele uuele, mis sinu ellu tahab tulla. Et hoia oma süda avatud. Vot nii, grupp number 1. Kui see sõnum sind kõnetas, vajuta pöidlanuppu ja kui sa pole hakanud veel minu kanalit jälgima, siis kutsun sind seda tegema. Vajuta selleks kellukese nuppu. Aga mina soovin sulle ilusat novembrikuu jätku ja kohtume juba järgmises videos. Grupp number 2, kui sa valisid selle kaardi, siis siin on sinu nädala kaardisõnumid. Ja alustamegi sellest sageduskaardist siin. Nagu ma ütlesin, siis selle kaardi kohta saad minu eelmisest videost ka kuulata sõnumit. Ma ei hakkagi siin selle kaardi sõnumit teile ette lugema, et kui sa soovid, siis saad seda kuulata, seda pikka sõnumit, mis siin selle kaardi taga on minu eelmisest videost, kus ma siis rääkisin sellest 11.11 portaalist. Aga see kaart siin annab nagu sellise sõnumi selleks nädalaks, et tegutse mitte hirmust, vaid enda sellisest sisemisest väest. Et selline sisemine vägi ja intuitsioon on sellel nädalal oluline. Et sina ise juhid enda elu, mitte siis olukorrad, tuleb läbi siin selline sõnum. Aga hakkame siis vaatama, mida need tarokaardid siin räägivad ja esimeseks kaardiks tuli karikate kuningas ja see räägib sellisest emotsioonidest ja tunnetest, selline emotsionaalne küpsus ja sisemine rahu on sellel nädalal olulisel kohal. Siin kaardil on ka kujutatud see mees istub siin ja ta on justkui nagu oma tunnetega kontaktis. Et sel nädalal siit tuleb läbi oluline sõnum sulle, et ole enda tunnetega kontaktis ja leia endas selline südamerahu, sisemine rahu, isegi kui sinu ümber on sellist kaost või mingisuguseid ootamatuid olukordi, hetki. Ja ka intuitsioon on sul sellel nädalal siin tugev, et kuule enda intuitsiooni.
sellel nädalal võib see sind väga tugevalt juhatada. ja vaadake, kui kihvt, et tuli tegelikult on ju 2 kuningakaarti, karikate kuningas ja siis Magi Graali kuningas. selline meesenergia on sellel nädalal väga tugevalt õhus. ja selline energia, et sa tead, kes sa oled ja sa tead, mida sa tahad. võimalik, et sa võid leida siin sellel nädalal endas sellise sisemise väe. ja see ei ole lihtsalt selline tavaline meesenergia, vaid selline kuninga energia, võiks nagu öelda. selline kõrge, küps ja tasakaalustatud kuningas. ja mul on tunne, et siin sellel nädalal võib olla nagu sellised energiatõhus selline julgus, küpsus, selgus ja vastutus on nagu need märksõnad. aga vaatame edasi. sauade 3 tuli järgmiseks kaardiks ja sellel nädalal võib midagi nagu hakata siin laienema, edenema. see on selline tuleviku vaatamise kaart, et sa justkui nagu hakkad vaatama oma tulevikku julgemalt ja sellise avarama pilguga. see on selline nagu ka edasimineku kaart ja võimalused, et mingisugused võimalused ja see on ka välismaa kaart, et midagi võib tulla, mingid võimalused seoses välismaaga. ja siin kohe edasi ongi ka kaariku kaart ja kaarik ongi selline ka reisimine. et täitsa võimalik, et siin kellelgi võib tulla midagi seoses välismaaga, reisimisega, mingid uued võimalused, horisondid avanevad, keegi võib minna reisile või võib tulla mingi tööpakkumine ka, üks variant välismaalt. ja see on ka selline edukaart, see kaariku kaart, et võid saavutada midagi siin sellel nädalal, mingi selline läbimurre, võit ja edu võib tulla, et väga head kaardid tulevad siin järjest. ja siis siin ongi järgmisena sauade 8, mis on ka selline nagu kiire liikumine ja uudised, mingid sõnumid võivad siin tulla kellelgi. ma ei tea, siit tuleb praegu nagu selline lugu joonistub läbi, et keegi võib saada mingi sõnum, mingi ootamatu, kas tööpakkumise, mingi kutse reisile seoses välismaaga midagi. mingi kirjavahetussõnumid võib siin kellegiga olla. mingi selline järsk, äkiline energiamuutus nagu toimub siin. mingi kiire edu. et väga super kaardid tulevad siin järjest. ja viimaseks on siin mõõkade kuninganna, see on selline nagu selguse kaart, et sa võidki seoses selle edu ja nende võimaluste ja kiirusega, mis siin nagu tulemas on, võibki tulla sinu ellu selline selgus. ja see võib nagu lõigata läbi sellise segaduse, mis võib-olla on olnud sinu elus varasemalt.
ja siis, kui panna need 2 kaarti siin, see karikate kuningas ja mõõkade kuninganna kõrvuti, siis karikate kuningas on selline nagu süda ja karikate kuninganna on nagu mõistus, et tee sellel nädalal otsused ja valikud lähtudes oma südamest, aga samas ka kasuta oma sellist mõistust. Selline tasakaal on vajalik. Et ma ei tea, grupp number 2, see nädal võib siin tuua sellist mingit väga kiiret edasiminekut ja selliseid otsuseid, mis toovad nagu selguse ja edu. Midagi sellist uut on tulemas sinu ellu seoses kas siis välismaaga, nagu ma ütlesin, kellelgi võib siin olla, see on üldine lugemine, et kõigile ei saa see resoneeruda, aga kellelgi võib olla midagi seoses välismaaga. Ja sauad, tuli 2 sauade kaarti, et see sauad on selline tegutsemine, julgus ja aktiivsus, et ole siis ise ka selline julge ja aktiivne sellel nädalal. Ja leia endasse sisemine rahu ja ole kontaktis enda emotsioonide ja tunnetega. Nagu ma ütlesin selle karikate kuningaga. Ja nagu ma ütlesin siis, et see selline nagu meesenergia on sellel nädalal tõusmas, et sa tead, mida sa tahad. Ja teed selleks ka nagu selliseid konkreetseid otsuseid ja planeerid siin midagi, nagu tuli siin selle sauade 3-ga välja. Selline julgelt tuleviku vaatamine, planeerimine, tegutsemine sellel nädalal on olulisel kohal. Aga grupp number 2, kui see sõnum sind kõnetas, siis vajuta pöidlanuppu ja kutsun sind ka enda kanalit jälgima. Vajuta selleks kellukese nuppu ja mina tänan sind ja kohtume juba järgmises videos.